vald ja siin Keila vald, et võib-olla teha ühine reovee käritusjaam. Nii et igal juhul on koostöö vajalik. Ja siis energiarajatistelt saada kompensatsiooni kui kohaliku kasu kehtestamiseks ja jaotumiseks luua siis KOV-ide algatusel kogukondi ja kodanike kaasates ning selged ja läbipaistvad reeglid. See jääb siis nagu omavalitsuse teha, et kui ta riigilt raha saab, et kuidas see siis inimeste vahel siis jagada, kas siis kõigile vallaelanikele või siis nendele, keda siis otseselt see puudutab. Ma tean siin omal ajal, kui Nelja Energia tahtis Hiiumaal põhjaosas teha tohutu suure tuulepargi, siis ta tegi vastastikuse kokkuleppe või nagu vastastikuse huvide lepingu. Nii et Hiiumaa 2 põhjapoolsed valda olid sellest haaratud ja oleksid kasu saanud sellest pargist, et kuna nende rannajooni siis nägemas ulatusse. Aga lõpuks, kuna oli üks vald, lõpuks Hiiumaa vald, siis 2 põhjapoolsemad, kes sellest rahast ilma jäid, hakkasid risti vastu sellele, et ei, me ei taha seda, milleks meie mingit kasu ei saa ja lasti see algatusel põhja. Nii et sellega tuleb siis ka arvestada. Nii et siis muud turuosapooled ja ettevõtted, MTÜ-d, kogukonnad, et kogukonnad, mis nad teha saavad, on see, et taastuvenergia kogukondi luua, et panna siis ühiseid päikeseparke näiteks või tuuleparke sellised, nagu on Saksamaal, on Taanis ja on mitmetes teistes riikides ka üsna palju tekkinud. Et siis üldiselt ei olda ka vastu sellele, kui kõik ühiselt tulu teenivad. Vastu ollakse siis, kui keegi ilma jääb. Ja muidugi Elektrilevi peab ka kohalike omavalitsustega rohkem koostööd tegema, et teada, kus kohas on siis need kitsaskohad, millised on pudelekaelad. Ja tuleb arvestada seda, et eks tulevikus need hajutatud energiatootmisseadmeid tuleb juurde, et kui seni on meil selline ühesuunaline lineaarne elektrivõrk üles ehitatud nõukogude aja pärandina, kust elekter tuli Narvast ja jõudis Sõrve lõpuks. Aga nüüd tuleb ta ilmselt selline haraline, et tootmist ja tarbimist on igal pool ja kõik peavad igal pool suutma edastada. Ja selle võrra on tükk maad keerukim ja kallim, aga mingil määral on see nagu vastupidavam ja ka varustuskindlus ja julgeolek on paremini tagatud. Nii et mida teha siis edasi, et kas me suudame ise juhtida oma energia kasutamist ja seda vähendada või liigume edasi energia kasutamise suurenemise kursil. Nii et energiakasutus sisemajanduse koguprodukti ühiku kohta kasvab, et kumba me tahame. Ühest küljest tundub, et õnn on siis, kui mida rohkem me tarbime, mida rohkem me toodame, saame rohkem tulu, saame rohkem palka, aga maakera ressursid ei pea sellele vastu ja selles mõttes me juba siin, või sellest oleme juba aru saanud ja selle tõttu, kui siis see kliimaenergia kava siin koostataksegi. Nii et me peaksime suutma selle majanduskasvu lahti haakida energiakasutuse suurenemisest, et siin ongi vaja tõhustada lihtsalt. Ja ma arvan ka, tuleb lahti haakida ka sellest mõttest, et meie heaolu peab kogu aeg paranema. Et ma arvan, et see heaolu, mis meil on, kui me seegi suudaks säilitada, siis oleks seegi juba väga hea. Ja et sõltuvust saab vähendada siis 2 moodi, et kas vähendame tarbimist, mitte üksi siis energia tarbimist, vaid igasugust tarbimist, et igasugune tarbimine vajab tootmist ja tootmine vajab energiat. Mida vähem me tarbime, ka leiba, seda vähem me tarbime energiat. Või siis toodame ise energiat taastuvatest allikatest. Seal on muidugi jälle see dilemma, et okei, et me ühest küljest nagu vähendame, aga hakkame ise hästi palju rohkem tootma, aga need tootmisseadmed vajavad jälle ressursse ja energiat. Nii et kui me tahame ikka tõsiselt säästa, siis me ühest küljest kasutame vähem fossiilset, toodame taastuvatest, aga säästma peame igal juhul. Nii et säästmine jääb aktuaalseks nii oma tootmise korral või vähendamise korral, ükskõik mis korral, nii et sinna suunda me peame tahes või tahtmata liikuma. Ja siit võib-olla on niisugust reklaami ei näita, aga siis nii palju siis sellest teemast. Nii on küsimusi kellelgi? Internetist ei ole vist. Martin siis.
läheb teema küll. Nii, jaa, tere jälle. Võtan siis kokku töötubadest toimunud, mis puudutas nüüd just energiajuhtimist, ehk siis üks väike osa, et teatavasti need kekid koosnevad 8 valdkonnast ja energiajuhtimine on üks osa ainult sellest, nii et ma keskendun sellele ühele osale. Ja probleeme mitu, mis tõstatusid, kusjuures mõned probleemid, nagu ma ka tegelikult ennelõunat mainisin, mõned probleemid said nagu kinnitust selle kohta, et meil varasem oli tehtud uuring COVID-esse ja siis läbi selle koolituse me tegelikult saime taas kord kinnitust, aga need on ka läbi jooksnud need temaatikad täna siin päeval mitmeid kordi. Ehk siis me ikkagi jõuame mingil määral teadmiste taha või kogemuste taha, eks ju. Küll tõstatus üles ka tegelikult see reaalne vajadus, et loomulikult kõik, mis me teeme, sellel peaks olema mingisugune väga selge, ma ei ütle nüüd, kas ainult ratsionaalne, aga väga selge vajadus. Ja me peame kogutud andmetega nagu eelkõige midagi peale ka hakkama, et lihtsaid andmeid koguda andmete pärast on ka põnev tegevus, võib-olla mõnele spetsialistile või eksperdile, aga edasi viib ikkagi see, kui me tegeleme andmete analüüsiga. Ehk siis meil tekib mingi teadmine nendest andmete kogust või kogumisest ja andmete tulemustest. Et kui me jällegi vaatame seda, et energiatarbimine, et need kõik energiatarbimise andmeid ikkagi, mis on nagu ühe heite jaoks vaja KOV-i territooriumil, nad ei tule ühest kohast, et ilus oleks Statistikaametist võtta neid, aga täna seda ei ole ja järjepidevus nagu selles mõttes puudub, et aeg-ajalt tellitakse erinevaid uuringuid erinevate instantside poolt. Ka meie oleme teinud aeg-ajalt mõningad uuringud, aga see on ikkagi nagu heitlik ajas, et see võiks olla mingi regulaarsusega tehtud. Ma loodan, et ka need samad uuringud, mis täna on, neid ka tegelikult teatud regulaarsusega uuesti tellitakse,selt omavalitsust jälle üksinda seda tellida tegelikult ei suuda. Ja võiks ikka muidugi, eks teatud tüüpi ekspertidel oleks tööd küll ja rohkem ja hea meelega nad selle töö teeks ja selle rahaga vastu võtaks. Aga kas nii on nagu kõige ratsionaalsem käituda on teine asi. Siis detailsus, ka sektoriaalne jaotus. Okei, selles saab alati kokku leppida, et mis võiks see olla, et kas me tahame väga peenelt sektoriteks või majandusvaldkondadeks jagada selle, et kus me kõige rohkem kulutame. Riigi tasemel oleks sellel nagu isegi mingi mõte, omavalitsuse tasemel alati pole, küll aga mingid teatud asjad, et eratarbimine, avaliku sektori tarbimine, ma mõtlen KOV-i avaliku sektori, sellepärast, et tegelikult on meil avaliku sektori veel. Ja see on täitsa üllatav, et ka neid avalik sektor, ütleme näiteks kas riigi halduses olevad või ülikoolide ja haridusasutuste halduses olevas, mis on ka avalik sektor, nende andmete kättesaamine ka tegelikult on teinekord üsna keeruline. Sa pead inimestega läbi rääkima, teinekord sulle öeldakse eitavalt, siis jälle otsid võimalusi, kuidas saada. Et üllatav. Et see peaks olema nagu suhteliselt triviaalne asi ju, aga ma räägin sellest, me oleme täna rääkinud siin küll ja rohkem. Eelkõige just energiajuhtimise koha pealt, ehk siis teadlikkus, teadmine ja andmed, et need on need kolm asja, mis olid nagu tekkinud probleemid ja see tuleb ikka sellest, et puudub süsteemsus ja puudub järjepidevus, et kui me suudame need asjad kuidagi ära lahendada, kas läbi survemehhanismi, et kuhugi kirjutatakse seaduse sisse, et nii tuleb teha, või läbi kokkuleppe, et kuulge, teeme nii, ja meil on olemas selleks mingisugune instrument, võtame selle kasutusele või mingisugune lahendus, võtame selle kasutusele, siis saaks väga palju asju ära tehtud. Ja siin nüüd jõuamegi ettepanekuteni, et tegelikult ongi, et kui me ikkagi 79 omavalitsust me tahame viia selle, siis on mõistlik teha ühiselt ära üks lahendus. Ja tehagi ära see ja leppida kokku siis, et kus on see, kõigepealt muidugi olulisem on see, et me lepime kokku selle rollijaotuse, et ka energiamaastikul, et kuhuni saab ja on mõistlik KOV-il minna, kus lõpeb ära, kus nagu riik tuleb. Et näiteks, kui me võtame jällegi selle
energiatarbimise andmed, mis on meil Keskkonnauuringute Keskuse poolt tehtud tootmispõhine, siis tegelikult riigi tasandil saab väga hästi tehtud. Seal on ka KOV-i tasemel transpordikütused, soojusmajandus, väga hea kasutatav. Elektrimajandus on riigi tasemel. Äkki jätame siis elektrimajanduse riigi tasemele. Okei, las ta seal teeb, aga siis tekib küsimus, kuidas me juhime seda oma tarbimist. Seal peab olema siis mingi teine mehhanism, et ikkagi KOV-is ju nii elanikud, ettevõtted, asutused kui ka KOV ise ju on ka tarbija, et kuidas ta seda siis juhib ja kus ta võtab selle andmestiku, et vaadata seda seiret, et kas mul 3 aastaga on läinud olukord paremaks või mitte. Et siin on vaja mingisugune selline raamistik kokku leppida ja vastavalt sellele siis varustada vastavate tööriistadega või siis et paneme selle liivakasti siis püsti, kus me siis mängime ja milliste instrumentidega või mänguasjadega me seal mängime, kui öelda. Jah, ja sinna me ikkagi jõuame, sinna on ikkagi mingi andmeplatvorm, kuhu on võimalik, meil on väga paljud andmekohti, kui me hakkame ette lugema, et eks ju varem kui seda ka tootmispõhiseid ei olnud, siis küll me küsisime EMTA-st kütuse müügiandmeid piirkondade kohta, sealt saad mingisuguse piirkonna, siis Transpordiametil on läbisõitude kohta teatud andmed, seal on küll Eesti keskmistatud, seal on ka piirkondlikke teatud andmeid, seal ühistranspordikeskusest vaatasime, kus me kõiki mootorikütuseid saame, Statistikaamet mingit mootori enam taga maakonna lõikes tegelikult kütuste müüki ei näita, et ma räägin, EMTA-st küsisime, elektrienergia mõlemad võrguettevõtjad piinasime läbi, et saada piirkonna kohta, kas või alajaana täpsusega kätte, aadressi täpsusega ka, et meil on tegelikult hulga andmeid ja lihtsalt oleks igale sellele andmeplatvormile tekitada vaja ots, kuhu siis teatud hetkel saaks KOV-i vastav ametnik haakida ennast, võtta selle maha, pump, tehtud, kõik korras. Ja siis ei pea looma ühte suurt super andmebaasi, vaid tegelikult me kasutame ära, teeme nad lihtsalt, nad on oma ajas tehtud, oma aja mõtete kohaselt ja hästi tehtud, üldse ei ta ette, aga nüüd on aeg edasi läinud, meil on vaja lihtsalt teha sinna üks vidin juurde, tehniline lahendus, kuidas me saaksime teha kiire andmevahetuse andmebaasiga ja olekski päringud tehtud. Et ma väga takerdun nagu selles, kuna energiajuhtimine tegelikult, põhimõte on ju selles, mida ei mõõda, seda ei juhi, paraku. Et meil peab olema mingi värk. Ja ikkagi koostöö riigi ettevõtete puhul ka, ma arvan, et nagu enne Mirjegi ütles, et meil on erinevaid kavu, siin toodi välja, et meil on erinevad rahad, erinevad vastutajad tegelikult juba riigi sees, nende tornide vahel võiks olla nagu mingisugune kokkuleppe ja vaade ja siis edasi, eks need dokumendid peaksidki olema ju kokkulepped, eks ju, ja siis omakorda edasi siis ka juba KOV-iga ja ka nende riiklike ettevõtetega, eelkõige võrguettevõtjatega, et kuidas siis KOV saab kas oma planeeringutes ette näha või teada, kuidas ja palju neid võrkusid tugevdatakse või siis ka millist koostööd nagu arendada siis erinevate üleriigiliste ettevõtetega ka muu hulgas. Ettepanekud KOV-idele, sealhulgas siis linnade valdade liidule. Raamistik üks, jälle sama jutt tegelikult, et ma arvan, et LVL-i tasemel olekski mõistlik kokku leppida see, et mis see miinimumvajadus võiks olla, alustame sealt, ärme lähme nagu suure ambitsiooniga peale, et mis see miinimumvajadus on, et esiteks oleks KOV-i enda haldusalas oma hoonetes taristul energiajuhtimine kuidagi korraldatud ja siis lähme juba laiemaks, näiteks Lätis on minu teada omavalitsustel, vähemalt suurematel linnadel on pandud energiajuhtimise standard ISO 50001 tegelikult kohustuslikuks, et see ongi tegelikult energiajuhtimist kirjeldav standard ja see on tehtud kohustuslikuks. Ja nemad teavad oma elu korraldavad selle järgi, seal on samamoodi plaan, see on tüüpiline lähenemine asjale, et mõõda, leia, eks ju, kokkuhoidu kohad, seira, tee parandusi ja ta läheb jälle tsüklisse niiviisi täiesti siuke lihtne tsükkel, et korraldada ei ole väga keeruline. Süstemaatilisus, plaanipärasus, ikkagi need samad asjad. Ja KOV-i puhul veel võib-olla on oluline tegelikult, et ikkagi oma kogukonda toetada ja tunnustada. Eks riigi puhul samamoodi KOV-e, et
kunagi väga ammu me korraldasime, riigi tasemel on meil tegelikult keskkonnasõbralike ettevõtete konkurss olemas. KOV-i tasemel ma ei ole näinud, küll on edukamaid ettevõtteid ja kõiksugu muud, aga tegelikult nagu selline keskkonnahoidlike ettevõtted KOV-i tasemel tunnustamist ma väga palju kuulnud pole. Et jällegi tegelikult ei ole keeruline korraldada, aga võiks teha seda. Majade puhul, kortermajade puhul küll on, seda nii üleriiklikult, eks ju, meil on konkursid vastavalt olemas, ilus kodu ja energiasäästlikud ja mõnedes ka KOV-ides on selle ilusa kodu konkurid küll väga, aga kas meil ka keskkonnahoidlik või energiasäästlik on, et seda peab nagu mõtlema. Täna järjest rohkem tõuseb see aktuaalseks ja temaatika võib-olla oleks vaja selleks, et kas või teemale tähelepanu juhtida. Ja see jällegi, ei maksa ju teab, mis palju ära teha. Muud turuosalised transpordikeskustes me nägime sellist asja, et kui me küsisime sealt ka statistikat tegelikult, siis nemad ütlesid, et me teame kogu oma liini võrgu kohta, aga me ei oska öelda, kui palju sellest sõidetakse ühes või teises vallas. Iseenesest jällegi ei ole keeruline matemaatiline ülesanne tegelikult. Nii sõitjate kohta, kuna me kõik piiksutame suure tõenäosusega, siis nii sõitjate kui kilomeetrite kohta pidada arvestust, et siis me teame tegelikult, millisel territooriumil kui palju sõidetakse. Sealt emakorda statistika, eks ju, ka transpordivarustuse planeerimiseks oleks nagu olemas. Ja ikkagi võrguettevõtjate pool on üks selline jällegi teema tegelikult, millele peaks. Jällegi territooriumi põhiselt agregeeritud andmete kättesaadavus on just seal aadressi järgi teoreetiliselt oleks välja ja päringu peale saab ka kätte, aga see on kellelgi jälle peavalu, miks ta ei võiks olla paremini ära automatiseeritud tänasel IT-ajastul. Nii. Jälle. Nii, selle tööde kohta Martinil on küsimusi. Kui ei ole, siis väike päevakava muudatus. Kuulame ära salvestatud Keskkonnaministeeriumi ettekandja. Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik ja täna räägin teile sellisest kontseptsioonist nagu kliimakindluse tagamine. Ehk siis, mis selle mõiste taga seisneb, kuidas see on seotud Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisega ning kuidas ta siis on ka seotud keskkonnamõju hindamise protsessidega laiemalt. Eelmisel aastal tuli Euroopa Komisjon välja tehniliste suunistega taristu kliimakindluse tagamise hindamiseks. Miks see Euroopa Komisjoni juhendmaterjal on oluline, on seetõttu, et käesoleval programmperioodil on kohustuslik Euroopa Liidu vahenditest rahastatavate taristuobjektide puhul vastavalt programmiga sätestatud tingimustele hinnata siis komisjoni juhendi suunistele tuginedes kliimakindluse tagamist. See, milliste objektide puhul selline hindamine on vaja läbi viia, sõltub programmist ja on enamjaolt seotud taristu investeeringu suurusega. Aga mida see kliimakindluse tagamine siis endas hõlmab? Lühidalt võttes katab see nii kliimamuutustega leevendamise aspekte kui ka siis kliimamuutuste mõjuga kohanemist. Ehk siis, kas kavandatav taristuobjekt on kooskõlas kliimamuutuste leevendamise ehk siis kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärkidega ja kas ta on vastupidav siis tuleviku kliimamõjust tingitud riskidele. Ja mida on veel oluline silmas pidada, et kliimakindluse tagamist nähakse protsessina, ehk siis tuleb juba sellega arvestada nii kavandamise, käitamise,
kui ka siis käitamisest kõrvaldamise osas. Nagu ma mainisin, siis kliimakindluse tagamine algab juba projekti arendusfaasist ja seda selleks, et terviklikult läbi mõelda projekti mõju kliimamuutuste leevendamisele ja võimalustele kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks. Näiteks transporditaristu objekti puhul tähendab see siis vajadusel säästvate liikumisviiside paremat integreerimist kavandatavasse objekti või siis elektri- ja vesiniku tankimistaristu integreerimist selleks, et taristu mõju oleks kooskõlas kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärkidega. Ühtlasi on oluline, et taristu investeering on vastupidav kliimamuutustega kohanemisel ning selleks tuleb siis välja selgitada peamised kohanemise riskid ning leida nende leevendamiseks lahendused. See siis tähendab, et juhul, kui kliimakindluse hindamisel tuvastatakse näiteks mittevastavus kliimamuutuste leevendamise eesmärkidega või kliimamuutuste mõjust tingitud olulised riskid, et siis tuleb välja tuua vajalikud leevendamis- ja maandamismeetmed, millega tagatakse projekti kooskõla nii kasvuhoonegaaside heite vähendamise kui ka kliimamuutustele vastupidavus. Ja mida on eriti oluline silmas pidada, et ei piisa ainult nende leevendamis- ja maandamismeetmete väljatoomisest, vaid need tuleb ka projekti sisse viia ning tagada nende elluviimine. Euroopa Komisjoni juhendi käsitluses on taristu lai mõiste ja see hõlmab nii hooneid, võrgutaristut kui ka mitmesuguseid ehitatud süsteeme ja varasid. Aga mida seal juhendis korduvalt rõhutatakse, on see, et kliimakindluse tagamise hindamine peab olema proportsionaalne. Ja sellest johtuvalt tuleb siis iga objekti selle rahastusprogrammi raamides eraldi hinnata. Kliimakindluse tagamine jaguneb või koosneb siis kahest sambast. Üks on kliimamuutuste leevendamine ehk siis hindamine, et kas objekt on kooskõlas kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärkidega ja tuua siis välja ka selles osas vajalikud leevendamismeetmed. Ja teine sammas on siis kliimamuutustega kohanemine ja mõlemas osas viiakse hindamine läbi paralleelselt, aga eraldiseisvalt. Ja seda on hästi oluline nüüd tähele panna siin sellest lähtuvalt, et mõlemad on jagatud kahte etappi. Ehk siis, kui me leevendamise osas lõpetame hindamise esimeses etapis ära, siis see ei tähenda seda, et kohanemise hindamist me üldse ei tee või et teeme ka ainult esimesel etapil, et mõlemad tuleb eraldiseisvalt siis läbi viia. Kliimamuutuste leevendamine, nagu ma mainisin, jaguneb siis 2 etapiks. Esimene on hindamine. Ehk siis kõigepealt tuleks üldse ära hinnata, et kas tegemist on taristuobjektiga, mis Euroopa Komisjoni suuniste järgi kuulub sinna kategooriasse, mille puhul on kasvuhoonegaaside jalajälje arvutamine üldjuhul nõutav. Ja juhul, kui ei ole üldjuhul nõutav ja ei plaanita seda hindamist enam põhjalikumalt edasi teostada,
siis lõpeb see hindamine ära esimeses etapis. Juhul, kui komisjoni suuniste järgi on tegemist sellise taristuobjektiga, mille puhul on üksikasjalik või mille puhul on kasvuhoonegaaside jalajälje hindamine nõutav, siis liigutakse edasi teise etappi, milleks on üksikasjalik analüüs. Ja üksikasjaliku analüüsi käigus siis kasvuhoonegaaside heitkogused kvantifitseeritakse tüüpilise tegevusaasta kohta ja selleks tuleks siis kasutada süsiniku jalajälje määramise metoodikat. Et siin ei maksa seda segamini ajada ettevõtete jalajälje hindamise metoodikaga, et need on ikkagi kaks erinevat asja. Ja Euroopa Komisjoni juhend siis suunab kasutama Euroopa Investeerimispanga jalajälje hindamise metoodikat. Seejärel tuleks saadud kvantifitseerimise tulemusi võrrelda absoluutse ja suhtelise kasvuhoonegaaside heite piirmääradega ja absoluutse heite aluseks on siis projekti piirid, mis hõlmavad kõiki projektiga seoses tekkivaid olulisi heitkoguseid ja suhtelise heite aluseks on projekti piirid, mis siis hõlmavad projektiga ja projektita stsenaariumeid. Juhul, kui emp-kumb neist ületab piirmäära 20 000 tonni CO2 ekvivalenti aastas, tuleks teha siis veel täiendavad analüüsid. Esiteks arvestada kasvuhoonegaaside heitkogused rahasse. Selle jaoks on juhendis viited kasvuhoonegaaside varikulusse arvutamise kohta ja nende väärtuste kohta, mida kasutada. Ja täiendavalt tuleks ka siis kontrollida projekti kooskõla kasvuhoonegaaside heite vähendamise 2030. ja 2050. aasta üldeesmärkidega. Ja siin on siis mõeldud nii Euroopa Liidu riiklikke kui ka kohaliku omavalitsuse vastavaid kliimaeesmärke. Ja kui siis see objekt ei ole nendega vastavuses, et siis nagu eelpool mainitud, tuua välja ka siis võimalikud leevendamismeetmed, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heidet. Teine sammas on kliimamuutustega kohanemine, kus siis esimene etapp jällegi on selline üldisem hindamine, kus tuleb siis esmalt hinnata, et kas kavandatud objekt või selle asukoht on kliimamuutustele vastuvõtlik ehk siis kliimamuutuste suhtes haavatav. Ja kui selles etapis tegemist on sellise lihtsustatud hindamisega, selle jaoks on ka juhendis olemas vastavad tabelid näidistena, et kuidas seda hindamist läbi viia ja kui siis selles etapis tuvastatakse, et on märkimisväärsed või olulised kliimariskid, mis seda objekti mõjutavad, et siis tuleks liikuda edasi põhjalikumasse analüüsi, et kui ei ole, et siis võib selles etapis kohanemise osas hindamise ära lõpetada. Aga kui on tuvastatud olulised riskid, siis tuleks läbi viia üksikasjalik analüüs, mis hõlmab siis endas põhjaliku kliimariski hindamise protsessi, et siis kvantifitseerida kavandatud objektiga seotud riskide suurus nii praeguse kui ka siis tuleviku kliima tingimustes, võttes siis arvesse objekti kavandatavat eluiga. Ja kui need olulised riskid on tuvastatud, et siis tuleks tuua välja ka võimalikud maandamismeetmed igale riskile. Ja oluline on siis välja tuua ka hinnang regulaarse seire ja järelkontrolli vajaduse kohta objekti käitamisperioodil.
mis on võib-olla veel oluline ära markeerida, on seos keskkonnamõju hindamise protsessidega. Et need projektid, mis täna siin käigus olevast programmperioodist vahendeid taotlevad, et nende puhul enamjaolt on keskkonnamõju hindamine kas pooleli veel või juba ka läbi viidud, kuna keskkonnamõju hindamine teatavasti on pikk protsess. Ehk siis, et nagu võib tekkida ootus, et nende projektide puhul, kus keskkonnamõju hindamine on nõutav ja kus on siis läbi viidud või hetkel teostamisel, et kui seal on kliimamõju hinnatud, et siis justkui peaks ära katma ka kliimakindluse tagamise. Kahjuks see nii ei ole, sest tänane praktika ei ole piisav. Tänane keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise praktika ei ole piisav kliimakindluse tagamiseks. Et keskkonnamõju hindamistes on kliimamõju hindamine üsna üldine. Ta on, võib ka öelda, et ta on täna piisavalt sisustamata, et siin on tööd sellega seoses ees. Ehk siis tuleb arvestada, et isegi kui on keskkonnamõju hindamine läbi viidud ja seal on kliimamõju hinnatud, siis juhul, kui objektile laieneb kliimakindluse tagamise hindamise kohustus, siis see tuleb veel täiendavalt ja eraldiseisvalt täies mahus läbi viia. Aga tuleviku vaates, ehk siis kui on teada, et kavandatavale taristu objektile võidakse taotleda vahendeid Euroopa Liidu vahenditest ja sellele taristu objektile laieneb keskkonnamõju hindamise nõue, et siis oleks mõistlik integreerida kliimakindluse tagamine juba võimalikult suures mahus ka keskkonnamõju hindamise protsessi. Et keskkonnamõju hindamise ja juhtimise seadus seda kohe kindlasti ei keela, mis detailsusega seda teha ja see oleks seal võimalik ja enamjaolt, kui juba kaasatakse keskkonnamõju hindamisse asjakohaseid eksperte, siis oleks mõistlik hilisemat täiendava analüüsi läbiviimise koormust juba selles protsessis ennetada ja vähendada, et ei peaks tegema topelttööd, vaid saaks suure tüki sellest hindamisest juba olemasolevate nõutavate protsesside raames ära teha. Aga jah, et kahjuks tänane seis pigem on see, et kui ka keskkonnamõju hindamine on tehtud, et siis tuleb arvestada sellega, et tuleb veel täiendav kliimakindluse tagamise analüüs täies mahus ka läbi viia. Aitäh, minu poolt kõik. Kui on küsimusi, võite julgelt pöörduda Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna poole. Nii, siin laivis küsimusi esitada ei saa kahjuks. Nii, kas me jätkame nüüd? Jah. See on veel üks lünklik asi, mis puudutab kompetentsi, on ju, et
jälle see piiratud ressursside teema kohalikes omavalitsustes on ju, et me kõigil on need, ka meie vastuvõtuvõime on ju nende pikkade töötubade raames on ju, sai mingid piirid kätte, eks. Et siin on täpselt sama asi tegelikult. See on väga hea küsimuse püstitus tegelikult. Jõuame ringiga sinna tagasi jälle. Järjekordselt täiendavad koolitused on, aga kuskil on ka see, jõuame selle, et kuskil on see vaimse võimekuse piir on jälle. Eks see sõltub natuke. Esimene minu mõte ütleb, puhtalt arutelus, tegelikult ma ei tea seda ja hoonete puhul, kui keegi teab, rohkem sellest võiks rääkida, aga mina arvan, et tegelikult hoonete puhul ilmselt taristuobjektide puhul võiks olla projekteerimise koosseisu teema, et sa ei pea erapooletud hindama võtma, et see on tegelikult ikkagi metoodika järgi asja hindamine, ei ole vaja nagu erapooletut sõltumatut arvamust vaja küsida. Jällegi sõltub, siin on siit täna ei sõltub, mis sa metoodikas ees on. On see DNSA on ju? Et kas on metoodika sees on ka asjastunud energia ehk siis ka materjalile. Õnneks see nõu ei ole veel kõikidel ettevõttel. See on taastekava, mille... Natukene tean sellest teemast, ma võib-olla paari sõnaga räägin ka, et ei ole... Jah. Sellest do not significant, need pole samad asjad, on ju? Okei, sest mina ka sellest teemast väga hästi ei tea, mis seal on ausalt öeldes. Ja ma ei tea, kas see on kohustuslik ja kuna see muutub kohustuslikuks. Seal ma saan aru, kogu elutsükli vältel, mis tähendab seda ka tegelikult, et materjalides olev energia tegelikult, süsinik või alajalik tegelikult võiks üles tähendada. Sühtid on tegelikult päris tervitada, teisipidi, muidugi töömahu mõttes on see ikkagi väga palju, tuleb ennem kokku leppida. Ja kes selle nagu kokku paneb? Ei, kui metoodika on väga hea. Just, et jõuame sinna tagasi, et eelmise viimases slaidi lõpus oli kontakt andmed. Tegelikult see on väga hea küsimus. Ma üritasin praegu selle enda peas nagu ära salvestada. Tegelikult pärast siin jätkutegevusena saab seda natuke nurgitsetud teema. Lihtsalt. Et no ühelt poolt on, et suuremate taristu ja muude objektide puhul on ka see, et keskkonnamõjude hindamine. No sarnane natuke näiteks. Või sinna tehakse lihtsalt üks lisauuring alla. Just täpselt. Mis ongi kliimamõju hindamine. Lühemaks teha. Täiendavad uuringud lisaks. Et siin... Jube head ideed seal üleval. Meil ei ole võimekust seda ellu viia, siis aga võtta meie rõhme. Kes võtab? Hästi, aga kuuleme nüüd siis MKM-i nagu vaadet. Jaa, tere ka minu poolt. Kristo Kaasik Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, energeetika osakonnast. Et meil on siin 30 slaidi ja 15 minutit kahe peale. Seega ma lendan osadest slaididest üsna kiiresti üle, aga me paneme need energiatalgud kodulehele üles, et siis saab täpsemalt nende kohta lugeda. Nagu ikka, üldeesmärk kliimaneutraalsus 2050. Kus me hetkel oleme 2020 aasta kontekstis väga ambitsioonikad. Et eesmärgid on olnud saavutatud ja Euroopa Liidu mõistes, liikmesriikide mõistes tegelikult oleme väga heal positsioonil. Et taastuvenergia osakaal siis summaarses lõpptarbimises 8. kohal, reaalsuses oleme 4. kohal.
et kuna me müüsime statistikat ligi 50 miljoni euro eest teistele riikidele, siis lihtsalt see number hetkel näitab nii-öelda meile halvemat positsiooni, kuna müüsime nendele liikmesriikidele statistikat, kes oma eesmärki ei saavutanud. Jah, murelaps elekter, aga uus Vabariigi Valitsuse koalitsioonileping on väga ambitsioonik 2030. aasta eesmärgi meile sinna pannud, et taastuvelekter 100 aastaks 2030. Seega, kus me oleme hetkel Euroopa keskmikud ehk 15. kohal, siis 8 aasta pärast peaksime saavutama selles osas siis kliimaneutraalsuse. Üks oluline eesmärk ka, et üks oluline sõnum, et tegemist on bilansilises mõttes taastuvelekter 100-ga taastuvenergeetika kontekstis, mis ei tähenda seda, et me hakkame põlevkivijaamasid või mingeid muid gaasijaamasid kinni panema. Liikudes siis edasi, et kuidas elektriturg töötab, et hinnad tekivadki nõudluse ja pakkumise kõvera järel, ehk siis kui alguses teevad pakkumised soodsamad tootmisjaamad, alustades tuulest, hüdrost, tuumast, koostootmisest, kuni siis tarbimiskõverani, kuna tekib graafikute liks ja siis selle nii-öelda hinna saavad siis kõik elektritootjad. Panin lihtsalt selle ilmestamaks, kuna tegelikult, mis on läbivalt näha, on see, et väga paljud osapooled ei tea, kuidas tekib elektriturul elektri hind, mis alustel ta tekib ja siis kuidas see nii-öelda moodustub. Et tegelikult tootmine ja tarbimine saavad kokku, pannakse järgemööda tootmisjaamade siis nii-öelda elektripakkumised turule ja siis kallima hinna järgi saavad kõik nii-öelda ühe hinna kätte. Teine asi, mis tegelikult välja tuuakse, on see, et miks me seda kõike taastuvenergeetikat teeme. Just tuuakse välja hinnapõhimõtet, et me kõik teame, et taastuvenergeetika hoiab kliimat, ta on roheline mõtlemine ja puhas elektrienergia tootmine, aga ka hinna kontekstis. Et tegelikult, mida ma tahan öelda, on see, et taastuvenergia tootmine on odav. Et Eestis meil ei ole elektri tootmisvõimsusest puudust, aga see pilt siin tegelikult iseloomustab väga hästi seda, et kui on elektriturul hinnad kõrged, on ka meil tootmisvõimsust elektriturul piisavalt. Juhul, kui meil on elektriturul hinnad madalad, on ka tootmisvõimsusest puudu. See ilmestab seda olukorda, et meil on odavat tootmisvõimsust süsteemis puudu. Siin olen ka siin tegelikult välja toonud, et mida meil üldse elektrisüsteemis on, ehk siis nii elektrijaamade, koostootmisjaamade kui ka tuuleelektrijaamade kontekstis. Et siin ma võib-olla rohkem ei peatukski kui ainult selle üle, et meil juhitavaid tootmisvõimsusi on 1700 megavatti. Tootmisvõimsusi on kokku 2360 megavatti ja selline tiputarbimine on suurusjärk 1600 megavatti ehk tegelikult tootmisvõimsusi on süsteemis piisavalt. Nüüd siis see kõige olulisem, levinumate tehnoloogiate tootmiskulud, mille üle tegelikult ma olen väga palju pidanud diskuteerima nii tavakodanike tasemel kui ka tegelikult siis kohalike omavalitsuste tasemel. Et arendajad omalt poolt on seda öelnud, et MKM seda teadustööd peab tegema. Juhul, kui nad lähevad oma taastuvenergia projektiga kohalike omavalitsusse, siis üldjuhul tegelikult ei saada sellest aru, et see hind taastuvenergia tootmisel on soodne. Ehk see näitabki, et maismaa tuulepargi puhul siuke 30-45 eurot. Liikudes edasi, siis biomassil on see vahemik juba 70-150 eurot megavatt-tundi ning gaasielektrijaamadel, nagu me tegelikult näeme, mis praegu viimased kuud on ka dikteerinud turuhinda ligikaudu 150-300 eurot megavatt-tunni kohta. Et sellepärast ma ka tegelikult selle esimese või teisest slaidi tõin teile, et kuidas elektri hind turul üldsegi toimib, et saaksite konteksti panna. Ehk kui meil oleks väga palju soodsat tootmist turu peal, siis ka tootmise tarbimise nii-öelda ristumiskohas saaksime selle täita taastuvenergeetika soodsama tootmisega, mitte et me ei peaks jõudma
gaasielektrijaamadeni välja, mis siis tegelikult käivitakse siis, kui elektriturul on hind piisavalt kõrge. Eesti energiapoliitika eesmärgid. Üldeesmärgi kasv. Meil oli riiklikus energia kliimakavas, mida siin enne mainiti 2019 aastal vastu võetud, et taastuvenergia üldeesmärk võiks 2030 aastal olla 42%, siis uus koalitsioon, uus ambitsioon, 2030 aasta uueks eesmärgiks 65%. Taastuvelektri puhul eelnevalt oli meil kinnitatud 40%, siis nüüd uueks eesmärgiks 100%. See tähendab seda, et täiendavalt on vaja 7 teravatt-tundi taastuvelektrit turule. Hetkel meil seda ligikaudu 2,8 teravatt-tundi ehk kasv kiire, ambitsioonikas. Lisaks, mis ma tegelikult enne mõtlesin, kui eelnevaid slaide nägin, et seal oli küsimus just KOV-ide koha peal, et riik peab mõtlema välja tootmismeetmed või nii-öelda toetusmeetmed, et kohalikud omavalitsused üldse sooviksid tegeleda siis taastuvenergeetika arendamisega. Et riik paneb küll oma eesmärgid paika, aga millised võiksid olla kohaliku omavalitsuse eesmärgid. Ma tahaksin rõhutada seda, et kuna tegemist on soodsa tootmisvõimekusega, siis tegelikult võiksid näeda selles nii-öelda võimalust enda kohalikus omavalitsuses. Odav tootmine on atraktiivne tootmine, tulevad ka töökohad, tulevad ka suurtarbijad, mis toob täiendavad töökohad, täiendava maksutulu ja nii edasi kohalikku omavalitsusse. Ma siit hüppan mõnest slaidist üle, muidu Tauno ei saagi rääkida. Jah, oleme juba tegelikult palju teinud, investeerinud siis radaritesse, 65% maismaast vabaneb. Sellel aastal täiendavalt 67 miljonit eurot siis mereradarisse, mis siis vabastab siis kõrguspiirangutest merealad. See näitab ilmselgelt seda, et Vabariigi Valitsusel on prioriteediks taastuvenergeetika. Töös on väga palju asju, näiteks siis fantoomliitumistega teemad, et eelnevalt käis läbi ka see, et liitumine on väga kallis. Et meil on väga palju nii-öelda broneeritud võimsust, fantoomvõimsust võrgus. Hetkel sellega tegeleme, täitsa seaduseelnõu on liikumas, tuulikutasu õiguslik regulatsioon sai sellel suvel valmis, täiendavalt vähempakkumised, et oleks arendajatel huvi ja erinevad võimalused ka näiteks maavarad osas, et võimalik siis vahekasutust neile leida, et juhul kui riigil pole huvi näiteks selle maavara vastu 40 aastat, siis on võimalik taastuvenergia tootmisseade sinna peale rajada. Et seal on nõuab nii maapõueseaduse muudatusi, kui me oleme ka teinud 2 uuringut. Jah, Tauno, viisakad 2 minutit sulle. Ja, tervist ka minu poolt. Tauno Ilimann samuti energeetika osakonnast energiatõhususe teemade peal. Üldiselt eesmärkidest võib-olla siis seal nii palju ei peatukski, et energiatõhusus on riigis üks prioriteetseid eesmärke. Kus me täna oleme päris suuri samme tegelikult astunud, eriti kui me vaatame aastat 2020, aga samas 2020 oli jälle selline teistmoodi rekordiliselt soe aasta, et täna me kindlasti uut statistikat hetkel ei tea, 21-22 aastast statistikat, aga väikese sammu tagasi arvatavasti astume. Energiatõhususe seos siis erinevate riiklike strateegiliste dokumentidega. Olen üritanud siia niimoodi kokku võtta. Lühidalt seos on tegelikult kõigi nende dokumentidega, olgugi kui senimaani tänastes versioonides seda teemat seal avatud ei ole. Et siis kindlasti omalt poolt siin üritame samuti ka riigisektori, avaliku sektori seas teavitustööd teha, et energiatõhusus ja säästmine saaks kajastatud. Ja mis siin ära mainida, kindlasti ka juba mainitud, et tõesti energiamajanduse arengukava aastani 2035 on koostamisel ja seal ka energiatõhusus ühe teemana on sees. Aga milleks energiatõhusus? Mis see number üks selline pluss seal ongi energiakulude kokkuhoid. Et
täna eriti on energiatõhusus säästmine populaarseks muutunud. Just nimelt nii elektri, gaasi kui üldse kõigi hindade kontekstis, et mõned graafikud lihtsalt siia näitlikustamiseks. Aga energiakulude vaates, et energiatõhusus, et mis need komponendid võib-olla seal energiakulude vaates on. Muidugi number 1 energiahind. Energia hind, see on niisugune seos ju päris otsene, et mida kõrgem on hind, seda suurem on ka raha, mis me peame selle energiast välja käima. Aga 2 komponenti, millest võib-olla täna nüüd küll rohkem räägitakse, aga varasemalt, mis veidike võib-olla ära olid ununenud, olidki energiatõhusus, nii-öelda tehniline energiatõhusus ja ka energiavajadus. Et tõhususe all, mis ma siin mõtlen, ongi siis näiteks hoonete puhul hoone energiamärgis, palju see hoone, kui tõhus ta on, kui palju ta energiat kulutab. Et kuidas seda tõhusust suurendada, ongi renoveerida, minna üle tehnoloogiatele, mis on säästlikumad, olgu need seadmed, säästlikum transport ja nii edasi. Aga teine pool sellest valemist on ka energiavajadus. Ja see on jällegi mõjutatud siis sellest, et mis on meie nii-öelda enda harjumused, otsused, aga lisaks nii-öelda harjumustele ja otsustele tuleb ju juurde ka nii-öelda sunnitud vajadus, kui niiviisi saab öelda, et inimesed, kes tõesti elavadki 30 kilomeetrit oma töökohast, neil on keeruline lihtsalt oma vajadust vähendada. Aga see ongi samas nende vajadus nii-öelda transpordi energia järele on ju suurem kui inimesed, kes elavad 2 kilomeetrit oma töökohast. Et lihtsalt see nii-öelda näitlikustamiseks. Aga milleks veel? Ma saan siin mummude pealt ette hakka lugema, saate siis pärast vaadata, aga tõesti energiatõhususel mitmeid eeliseid ja plusse tegelikkuses on. Mis saab eesmärkidega, energiatõhususe eesmärkidega, kliimapakett, REPower, lühidalt, mis siin ikka, et eesmärgid karmistuvad, säästukohustus karmistub ja REPower EU eesmärk, siis, millest tulenevalt ka need eesmärgid nii-öelda väikese tõuke veel juurde said karmistumise suunas, ongi see, et Vene fossiilsetest kütustest väljumine. Et seda teha võimalikult kiirelt. Ja avaliku sektorile sellised konkreetsed tegurid ja mõjud, samuti hoonete renoveerimine 3% aastas, sealhulgas omavalitsuste hooned, et seda nii-öelda piiri pidevat renoveerimise taset hoida. Energiatarbimise vähendamine osaliselt tuleneb, eks ole, hoonete renoveerimisest, aga teist viisi ka muud tegevused. Ja muidugi energiatõhusus avaliku sektori hangetes ja üldse energiatõhususe nii-öelda esikohale seadmine tegelikkuses kogu meie sellises mõtteprotsessis. Ma siin selle slaidil palju nüüd ei peatukski, et kui siin räägiti sellest kliimakohanemisest ja et komisjon on soovituse välja andnud, siis komisjon on soovituse välja andnud ka energiatõhususe esikohale seadmise nii-öelda põhimõtte rakendamiseks liikmesriigis. Ja kuidas me seda rakendame, mis need nii-öelda tegevused on, eks seda siis ole näha, seda tasubki siin mõtestada. Aga üldmõttes taust seal ongi ikkagi see, et me kõigis oma tegevustes olenemata sellest, et selle tegevuse eesmärk on näiteks tõesti täiendavate sotsiaaleluhoonete selliste elukohtade loomine näiteks või parem liikuvus, et siis me need eesmärgid täidame võimalikult energiatõhusalt ja säästlikult, et see on tegelikult see mõte seal taga. Ja selline esimene samm võib-olla, kuidas sellest põhimõttest lähtuda ongi oma energiakliimakavadesse, riiklikusse energiakliimakavadesse, kohalikesse põhimõte siis ka sisse tuua ja tarbimist seirata ja konkreetsed mõõdikud paika panna. Tõesti selline üldine jutt, aga lihtsalt see nii-öelda mõtestamine ja oluliseks pidamine on ikkagi see esimene samm. Ja sinna suunas me paratamatult liikuma peame. Ja
mõtlesin, et näitan, ei tea, mis see viimane rida seal teeb, aga näitan lihtsalt ka energiavaesust ja energiaostuvõimetuse nii-öelda olukorda täna, kuna see on lihtsalt asjakohane. Ja energiavaesuse oleme üle võtnud energiaostuvõimetusena riigi õigusaktidesse, energiaostu riskirühmana. Ja täna tegelikult see asjakohane ju on ja mida ta tähendab, järgmise slaidi ma näitan täpsemalt, aga kuna ta meil Eestis on seotud toimetulekutoetusega ja toimetulekutoetus saajate arv on seotud siis toimetulekumääraga ja kui see toimetulekumäär erakorralistes olukordades näiteks ei käi kaasas kõrge inflatsiooniga, et siis nii-öelda me võime selle indikaatori järgi veidikene energiaostuvõimetust alahinnata, aga teistpidi jälle tegemist on jällegi indikaatoriga, mis väga palju erinevaid asju arvesse võtab, nagu siin näha erinevad kulud. Aga kuidas veel energiaostuvõimetust vaadatakse ja kindlasti ka oma energia- kliimakavadus omavalitsused saavad need indikaatorid sisse tuua. Kui ma ei eksi, siis ka Tartu linna puhul oli see täiesti olemas seal, kui ma eile seda kliimakava veidike uurisin. Aga mis need põhilised indikaatorid, mida tavaliselt vaadatakse, ongi see, et nii-öelda energiakulude osakaal inimeste sissetulekutest, et ta teatud piirmäära ületaks, et inimestel oleks võimekus oma kodu soojana hoida. Muidugi meil toimus meelsusuuring, seal oli huvitav see, et tegelikkuses inimeste võimekus kodu soojana hoida on palju kõrgem kui suvisel perioodil seda piisavalt jahedana hoida. Et siin võib-olla see kliimamuutuste teema jälle mingil määral on sees. Ja raskused kommunaalarvete tasumisel. Et oleme väga tublid kommunaalarvete tasujad Eestis, võib-olla siis kas neid on kerge tasuda või vastupidiselt me oleme lihtsalt väga sellised kohustundlikud. Eks see on ka jälle selline arutelu koht. No püsikorraldused, raha läheb enne maha, kui ma jõuan ise kulutama hakatakse. Aga mis need mõjurid seal ikkagi on, mis tahaks üle käia, kui see võimalus siin praegu antud on, et energiahinnad kõrged, madal energiatõhusus ja madalad sissetulekud, et võib-olla näide siin paremal pool ongi vanurite peale tehtud vanainimesed, et nende siuksed põhilised, üks pool muidugi täna on energiahinnad, aga kui me oleme tava nii-öelda hindade kontekstis oleksime, siis põhiindikaatorid ja mõjurid on ikkagi madalad sissetulekud, ehk siis nende sissetulek on ju pension, madalad sissetulekud katavad ära võib-olla ravimid, toidukulud, saame energia ära maksta, aga me ei saa nende kulu nii-öelda sissetulekute eest, eks ole, teha investeeringuid energiatõhususe parandamisse. Hoone soojapidavus väheneb, võib-olla ta ei ole soojapidav olnud juba mitukümmend aastat, vähenevad seadmete energiatõhusused, seadmed on vanad, kõik see muu, et lihtsalt ei ole võimalik enda tarbimist tõhusamaks muuta paratamatult. Ja teistpidi jälle see teine pool, et vanemad inimesed, lapsed kolivad välja, võib-olla jäävad üksikuks, aga see pind, kus nad elasid varasemalt, seal elas 3, 4, 5 inimest ja nüüd nad peavad selle pinna energiakulude eest maksma üksinda. Ja ilmselgelt, eks ole, üksinda võivad need kulud, mis sellega kaasnevad, inimesele raskeks osutuda. Aga hästi kirju slaid. Siin ma võib-olla vaatan ainult seda alumist osa praegu. Et nagu ma mainisin ja võib-olla ka olite kuulamas, tutvustasime seda meelsusuuringut, energiatõususe meelsusuuringut. Ja seal lihtsalt see põhiline, mis välja tooks praegu, et omavalitsused oma nii-öelda potentsiaali pidasid täitsa oluliseks, energiatõususe potentsiaali. Ja elanike puhul see, et elanikud 77% siis pidasid energiasäästlikumat tõhusamat tarbimist oluliseks. Vähem oluliseks muidugi nad pidasid oma enda panust tõhusamalt tarbida, seda siis 47%. Mida omavalitsused teha plaanivad, Rahandusministeerium tegi küsitluse, et tänavavalgustus, vähendamine, piiramine, just mida teha siis plaanitakse tänase kriisi kontekstis, energiakriisi kontekstis. Siis hoonete energiatõhusamaks renoveerimine, seda muidugi tegemist ei ole kiire meetmega, et siin me seda efekti kohe ei näe. Energiahinnast tulenevalt teenuste hinna tõstmine, mis muidugi ei ole ka energiatõhususe meede, eks ole, see on lihtsalt kulude katmine teiste tuluallikatega.
ja avaliku sektori hoonete temperatuuri alandamine. See iseenesest väga olulise mõjuga meede ja ka siin vaatasin, et temperatuur meie muidugi siin viibimisega oli natuke tõusnud, aga eks ta tegelikult sinna 20 kraadi juurde ministeeriumi hoones muidu jääb. Ja keskvalitsus tuli oma suunistega välja, saadeti välja ka omavalitsustele. Tallinn kohe võttis ka otsa kinni, võttis sealt mõtteid juurde, tuli ka enda mõtetega välja ja ka paar päeva tagasi või eile tuli siis artikkel samuti välja, et veerand energiast siin hoones säästeti võrreldes 20 augustikuuga, see tähendab septembrikuus. Seal muidugi oma osa võis omada ka see, et see kõik ei pruugi olla just nendest säästumeetmetest, vaid ka sellest, et augustikuus nii-öelda energia, mis kulus jahutamisel, oli kõrgem kui septembris energia, mis kulus kütmisele, et eks see ka mingil määral mõjutab. Ja saatsime välja teile ka artikli, mida mitmed omavalitsused oma lehtedesse, veebidesse üles panid, et Võru linnaleht on siin näide. Ja elanike teadlikkusmeelsus, mis me ise plaanime riigi tasandil kampaaniaga plaanime siis välja tulla. Kindlasti tekitab mõnedes inimestes vastuolu, mõned inimesed kindlasti võib-olla suhtuvad jälle positiivselt. Eks seda ole siis näha, kuidas see liikuma hakkab, aga oleme ka materjalid kokku pannud ja paneme veel materjale kokku ja kindlasti loodame, et ka omavalitsused siin omalt poolt saavad siis kaasa lüüa samamoodi positiivseid sõnumeid oma elanikkonnale jagada. Ja näitan korraga energiatalgud.ee nii-öelda slaide ära, et kel huvi, kogu selle nii-öelda ürituse salvestused ja ettekanded on sinna üles laetud, seda on kindlasti juba mainitud. Aga kui te seal nii-öelda ringi vaatate ja näete, et seal on mingid teemad, mis kohe kindlasti peaks täna olema kaetud ja on katmata jäänud ja uuendamata, väga palju teksti on paratamatult veel uuendamata, kuna lihtsalt võtab aega. Ei ole seda sinnamaani jõudnud, et Iirega koos siin oleme proovinud uuendada ja samamoodi. See on vana pilt, jah. Aga ühesõnaga, kui siin on ikkagi mingid teemad, mis on nagu rohkem olulised, prioriteetsemad, et siis te kindlasti andke teada, et siis me saame nagu prioriteetide järjekorda seada. Ega muud midagi. Hoiame kokku. Reklaamlause ka veel. Nii, kas nende kahe ettekande kohta on küsimusi? Et siin on praegu see aeg ja koht, me oleme küll ajast kõvasti üle läinud, aga siin multimiljon tegelikult küsimust, ma usun, tekkis. Keegi julge välja öelda vist. Okei, kui ei ole, ei ole. Ja siis. Jah, ole lahke. Viimane ettekanne täna. See on küll väga halb koht, kus alustada, sest ma tean, et mida kauem mina venitan, seda kauem te peate siin olema ja seda kõike kuulama. Ja te teate seda. Ma olen omaette küsimus, te jagate siin neid slaide, ma näen Teamsi läheb. Kas te näete praegu minu märkmetega neid slaide või te näete seda, mis tegelikult näidatakse? Hästi. Teeme niimoodi. Tere, minu nimi on Ivo Krustak, töötan täna Riigikantseleis ja tegelen seal rohepoliitika teemalise nõustamisega. Väga tore on siin üritusel teile natukene seda teemat kavada, et mida meie poolt või Riigikantselei poolt siis tehtud on või kuidas me nagu seda kõike lahti mõtestame selle laiema rohepöörde näol. Väga tore, et siuksed nii-öelda teadlikkusüritused on toimunud. Hästi tänulik Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Eesti Linnade Valdade Liidule, et kogu see asi niimoodi kokku kutsuti, et ma usun, et see teadlikkus kindlasti on paranenud ja paraneb veelgi, sest nagu ma siin näitan ka, mul on tunne, et üleüldiselt
laiemas mõttes kogu selles rohepöörde teemas, ega meil suurem probleem ei ole mitte selles, et mis asju me teeme, sest need tegevused on hästi paljuski juba läinud sinna poole, et neid kestlikkuse eesmärke saavutada, aga väga palju on küsimus teadlikkuses, juhtimises, nende asjade kokkuviimises. Üldiselt me räägime sellest kõigest, sest sellest on vaja rääkida. Me saame aru, et need ootused, mis meile tulevad, üleüldiselt ei ole sellised nii-öelda umbmäärased, et me räägime mingitest küll pikaajalistest eesmärkidest, me räägime sellest, kuidas me peame aastaks 2030 mingid protsendid kätte saama, me räägime sellest, kuidas aastal 2050 peab olema kliimaneutraalsus, ta jääb kuhugi kaugele, aga see nii-öelda praktiline pool, et me oleme oma tegevusega olulist mõju keskkonnale avaldanud ja see hakkab nüüd meile tegelikult väga konkreetset otsest negatiivset mõju omama ja me peame oma tegevused ümber mõtestama, see on väga-väga konkreetne ja otsene, see toob väga palju muudatusi ja kuigi selline nii-öelda see uus paradigma või see paradigma nihe, millest ma siin slaidil olen rääkinud, on küll selline keeruline kontseptsioon, kus toimida, sellepärast et asjad ümberringi muutuvad ja see tekitab väga palju segadust ja väga palju küsimusi ja võib ka tekitada omajagu kaost, siis lõpptulemusena selles nihkes, selles muutumises on ka väga palju võita, kui seda kõike mõtestada lahti sellena, et mida me tegelikult tahame saavutada oma inimeste jaoks, oma keskkonnas, oma kogukonnas, oma linnades, oma külades, oma maailmas, oma kodus, siis lõpptulemusena selliste suurte muutuste raames saab tegelikult väga-väga palju olulisi ja häid asju teha. Me näeme, et need ootused muutuvad, see seadusandlik raamistik muutub ja me näeme seda, et tegelikult kõik see ei lähe mööda, et kui siin aasta alguses, kui algas Venemaa sõda Ukraina vastu, tekkis kiiresti palju küsimusi sellega, et kas meie keskkonna eesmärgid tuleb nüüd mõneks ajaks nii-öelda tahaplaanile panna, siis need vastused said väga kiiresti vastatud, et ei pea ja tegelikkuses väga paljud asjad, millest me räägime keskkonnahoius, millest me räägime kliimaeesmärkide saavutamisel, nagu näiteks seesama taastuvenergia arendamine või siis seesama nii-öelda energiatõhusus, et me ei raiskaks, need on saanud täna olulisemaks kui kunagi varem. Ja muidugi ka see kontekst, mida me väga teravalt tunnetame täna, et me peame seda kõike tegema nii, et see tegelikult inimestele liiga ei tee, et me ei jäta kedagi maha selles protsessis. Ja see muutus on tegelikult väga-väga lai ja suur. Et me räägime siin sellest, need pallikesed, mis ma siin välja toonud olen, alates sellest, kuidas meie energiasüsteem toimib, kuidas meie transpordisüsteem toimib, kuidas inimesed liiguvad, siin Tauno ka korra mainis, et lõpptulemusena me peame läbi mõtestama seda kõige jaoks, et kellelgi on vaja sõita tõesti oma autoga 30 kilomeetrit, aga kellelgi on hoopis lähemad võimalused, kellelgi on mõistlik liikuda rohkem jalgrattaga, tal on selleks taristut vaja, kellelgi ei ole vajadust või soovi või tahet autoga sõita, ta tegelikult tahab saada bussiga, tahab saada rongiga, me peame läbi mõtestama kogu selle liikumise poole, nii et ta meie keskkonnaeesmärkidega kokku läheks. Samamoodi igasugune elurikkuse kaitse, see, kuidas meie tööstused toimivad, mis on nende nii-öelda võimalused ja tegevused selleks, et toetada seda nii-öelda kliimaneutraalset majandusmudelit, kuidas me mõtestame oma maakasutuse ja oma hoonestuse ja elamised. Need on kõik väga suured küsimused selles üleminekus. Riigikantselei poolt me oleme püüdnud seda pilti kokku tuua läbi selle, et meil on täna 2 töötajat, kes tegelevad sisulise poolega, mina ja Kristi Klaas, kes siis selle nii-öelda vaatavad sellist ministeeriumite ülest pilti, mida keegi teeb, millised plaanid meil on, kuidas seda kõike nii-öelda omavahel kokku viia. Meil on ka poliitilise juhtimise pool Riigikantseleis rohepoliitika juhtkomisjoni näol, mida siis juhib peaminister ja kuhu on kaasatud erinevad ministrid, kes enim selle teemaga kokku puutuvad ja sealt sinna on juurde toodud ka siis selline ekspertrühm, kes omalt poolt suuniseid annavad selleks, et kõik need tegevused oleksid võimalikult hästi läbi mõtestatud ja omavahel ka kooskõlas. Ja sedasi me siis nii-öelda ministeeriumitega hästi lähedalt koostööd tehes seda pilti püüamegi kokku panna. Ja me oleme päris palju ka selle kohalikule tasemele tegelikult mõelnud ja vaadanud siin kevadel. Meil toimus selline tore üritus nagu rohepööre raamatukogudes, kus me käisime üle Eesti siis nii suuremates kui väiksemates kohtades ja kohtusime inimestega, kes seal elavad. Käisime Raplas, käisime Võrus, käisime, mul ei olegi kõik need linnad ja nimed meeles, käisime Narvas ja Keilas, mul on sellepärast meeles, ma kunagi ise olen pärit Keilast, et rääkisime inimestega sellest, mida meie näeme, aga enam olime selleks seal, et saada tagasisidet, kuidas nemad kogu seda rohepöörde poolt näevad ja mis nendel endal see tunnetus on, et mis on puudu ja mida tahaks rohkem. Ja see
nii-öelda sisend või see nagu vastus, mida me suuresti saime, on see, et inimesed tegelikult üleüldiselt, peab tunnistama, väga hindavad neid arenguid, mis toimuvad. Üleüldiselt saavad aru sellest, et meil on vaja keskkonnaga nii-öelda paremat ja tasakaalukamat suhet, millest nad ei saa aru tihti on see, et riigilt tulevad sõnumid on ebaselged, üksteisega vastu käivad ja üldiselt nii-öelda, mida tahetakse, on see, et kõik see sisu oleks läbimõeldud ja mitte lihtsalt ei lubata, vaid asju tehakse siis ka ära, kui lubatakse. Et need asjad ei oleks nii-öelda omavahel väga hektilised. Ja sellega, kuidas me oleme püüdnud kaasa aidata, on nüüd meil valminud selline nii-öelda suurem uuring ja sellega kaasnud ka juhis, mida siis tellis meile Säästva Arengu Komisjon, nii-öelda andis ülesandeks, et oleks vaja teha selline uuring, et mis on siis nii-öelda see kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel. Ja see uuring on meile tegelikult väga palju olulisi asju andnud. Et ühest küljest on ta meile andnud sellise mõistmise sellest, kuidas seis täna on, mida me näeme, et üldiselt täna iseloomustab seda nii-öelda rohepoliitikat kohalikes omavalitsustes ebaühtluse juhuslikkus, mis iseenesest ametnikule ei kõla super hästi, kui sulle öeldakse, et see asi, mida te üritate teha, on ebaühtlane ja juhuslik, aga mida ta siin kontekstis väga oluliselt illustreerib, on see, et on neid, kes juba täna teevad väga hästi, kes teevad juba väga õigeid asju ja on neid, kes tegelikult veel päris täpselt ei mõista või kellel on nii-öelda see teadlikkuse pool või ressursside pool või ühesõnaga on mingid vajakajäämised, mida tuleb parandada. Ja ootus on ikkagi see, et tuleks ka riigi poolt taaskord täpselt nagu me kuulsime nendelt samadelt inimestelt võimalikult selged sõnumid, võimalikult nii-öelda selged lahendused ja see kõik toimiks tegelikult koostöös. Ja see KOV-ide roll, mida siis see uuring ka meile nii-öelda natukene aitas lahti mõtestada, on seotud väga paljude oluliste asjadega, väga paljude nii-öelda nende teemadega, millest ma siin alguses rääkisin, on need siis üleüldine energeetika, transport, maakasutus. Et need põhilised kohad, kus kohalik omavalitsus saab panustada rohepöördesse, on kliimamuutuste pidurdamine, kliimamuutuse negatiivsete mõjudega kohanemine. Te olete sellest siin nagu kogu selle nii-öelda kursuse, kogu selle nii-öelda arutelu ja teemade osas kindlasti väga palju ka kuulnud. See inimese enda kokkupuude kliimamuutusega tihti ongi väga kohalik. Me nägime seda väga palju viimasel 2 suvel läbi kuumalainete. Me oleme seda näinud vähemalt Tallinnas, kui tekivad suuremad vihmasajud läbi üleujutuste. See nii-öelda need negatiivsed mõjud on tihti hästi kohalikul tasemel ja kuigi kohalikul tasemel sa mängid selles nii-öelda üleüldises kliimamuutuste pidurdamises küll olulist, aga pisikest rolli, siis vähemalt selle kohanemise kontekstis see, kuidas inimene ise nagu tajub neid negatiivseid mõjusid, seal mängib kohalik tasand nagu ääretult olulist rolli. Seal on võimalik väga palju ära teha selleks, et kas või puhtalt see, et kui on suvel kuum, talumatult kuum, tervisele ohtlikult kuum, et oleks inimestel selle eest kuhugi varjuda, et inimestel oleks võimalik ringi liikuda niimoodi, et nad ei pea selle päikese käes otseselt olema ja et oleks nii-öelda siis ka näiteks kas või lihtsalt vett võimalik võtta, üsna lihtsalt enda ümber. Vahel väga lihtsad asjad, aga väga olulised. Ressursisääst ja ringmajandusele üleminek, ka siinpool toodi väga palju selliseid nii-öelda väga konkreetseid näiteid välja, kas või see, et kohaliku omavalitsuse kontekstis on võimalik vaadelda üsna palju ka seda, et millised ettevõtted toimivad selles nii-öelda ringkonnas, kuidas nende vahel ressursse on võimalik jagada, mida teha kellegi ülejääkidega ja kellegi vajadustega ja tegelikult ka kogu see elurikkus ökosüsteemide hoidmise ja taastamise pool. Et siin ma tegelikult väga, mulle alati meeldib seda sellesama kliimamuutustega kohanemisega ära siduda, sellepärast, et näiteks rohealad linnades, üksed nii-öelda funktsionaalsed rohealad, mis tegelikult abistavad ka elurikkust, on üsna olulised ka selleks, et meil oleks tõesti siis nii üleujutustest kaitset, et veel oleks kuhugi liikuda, ta ei jää selle asfaldi või betooni peale kinni, ta saab liikuda näiteks rohealadele või siis nii-öelda tiikidesse või kuidas iganes neid asju planeeritakse, aga samal ajal tegelikult me loome sellega ka kohti, kus teised liigid kui inimene saavad toimida. Et ühesõnaga, ja ma usun, et see on teil läbinud ka kogu selle nii-öelda selle projekti või selle nii-öelda tegevuste läbi siin nagu üleüldiselt ka, et see lähtekoht KOV-is tegelikult on see, et saada nii-öelda see teadlikkus kätte, ehk siis mida on vaja teha, kuidas on vaja teha, see kompetents oleks olemas, ehk siis on inimesed, kes oskavad öelda, kuidas on kõige õigem teha, et oleks nii-öelda vastutus selgelt, et kes mida teeb ja kuidas ja tegelikult nüüd tööülesanded ja protsesside disainis oleks kõik see läbi mõtestatud. Lisaks sellele,
need üldiselt ongi nagu sellised põhitegevuse osad, et sa nagu muudad lihtsalt seda, mida sa täna juba teed, sa mõtestad need läbi keskkonna kontekstis. Et tegelikult on väga oluline roll ka kogu selle kohaliku kogukonna kaasamisel, et inimesed ise ka aktiveerida, mõtlema, tegutsema, panustama. Ja tegelikult ka on võimalik siis luua ja on kindlasti väga väärtuslik luua selle KOV-ide tasemel ka selline rohepöörde teadmusvõrgustik ehk siis omavahel parimaid praktikaid jagada, seda on üsna palju ka läbi erinevate ürituste juba tehtud. Ma olen näinud seesama kontekst siin ka kindlasti pakub seda, et kuulda neid kogemusi, parimaid teadmisi omavahel vahetada, aga uuringus pakuti seda välja siis sellise nagu hästi pragmaatilisena, et tõesti olekski see graafik on natukene segane, ega ta väga palju otseselt niimoodi lihtsalt seina peal näidates ei ütle, aga et kui me saame ikkagi need vastutused ära määratud, kes millega tegeleb, kes mida juhib, et siis on võimalik ka sellistest, kas või nendest samadest koordinaatoritest, kes näiteks ametkonna tasemel tekivad, luua võrgustik inimesi, kes omavahel väga tihedalt suhtlevad, parimaid praktikaid vahetavad ja tegelikult siis seda kõike ellu viivad. Ja selleks, et see kõik ei jääks ainult sellise uuringu tasemel, ehk siis lihtsalt, et kuidas olukord täna on, sai palutud ka siis Tartu Ülikoolil, kes selle uuringu meile tegi, panna kokku selline juhendmaterjal, soovitused linnade ja valdade pöördumiseks rohelise arengu rajale ja see on nüüd üsna selline konkreetne juhendmaterjal. Seal on otsesed rohepoliitika eesmärgid, põhimõtted, soovitused, seal on see on kõik lahti mõtestatud nii siis selliste KOV-ide üldülesannete näos nagu arengu strateegiline kavandamine, finantsjuhtimine, hangete korraldamine, organisatsiooni enda areng kui ka siis tegevusvaldkondade kontekstis ehk siis igasugune ruumiplaneerimine, ehitustegevuse korraldamine, elamumajandus, et kõik see on tegelikult läbi mõtestatud nendest KOV-i ülesannetest ja tegevustest lähtuvalt ja iga asja juures on siis ka konkreetsed juhised, et millest alustada tuleks, kui midagi on juba tehtud, mis võiksid olla järgmised sammud, kuidas paremini teha, kuidas mõtestada, mõõta ja vaadata, et see on selles suhtes üsna põhiline või üsna hästi läbimõeldud materjal. Ja sealt tuli ka selline üleüldine soovitus siis mõtestada läbi sellist 7 sammu ehk siis igasugune kaasamõtlemine ehk siis omalt poolt panustamine, et alati ei tasu eeldada seda, et keegi teab sinust paremini, tavaliselt ei tea, kõik me liigume ringi uues maailmas ja püüame seda samm-sammu haaval lahti mõtestada, igasugune kaasamõtlemine, abistamine, panustamine on oodatud. Siin on ka, ütleme, minu tööd lihtsamaks tegev asi sisse tulnud, ma luban, et me seda omalt poolt ette ei kirjutanud, aga ka ülikoolist pakuti välja, et tasub vaadata, mida valitsus rohepoliitikas teeb, ehk siis pöörduda meie poole, uurida, mis tegevused on ja kus saab panustada, arutleda, vaielda, pakkuda teisi alternatiive omalt poolt, kutsuda inimesed kokku. Ja selle arutlemise juurde käib ka see järgmine punkt, ehk siis selgitada tõesti erinevate otsuste tagamaid ja arenguid kohalikega. Et näiteks nende samade raamatukogude ürituste raames meil tuli mitu korda välja see, et kuigi inimesed võivad mõista näiteks, et rohealad linnas on väärtuslikud, siis see, et kuhugi tehakse mingi katselapp, kuhugi keskväljakule pannakse nüüd, jäetakse niitmata, nad ei pruugi sellest aru saada, miks see nii on tehtud, kuidas see nii on tehtud, see tekitab meis rohkem segadust kui see, et keegi lihtsalt selgitaks neile, et nüüd me hakkame linnas looma sellised funktsionaalsemaid niitmata rohealasid ja tuleb hoopis paremad tulemused. Hästi oluline pool on ka see, et me tegelikult teeme ka kohalikul tasemel hästi palju selliseid investeeringuid, mõtestada läbi nende keskkonnamõju, leida keskkonnamõju vähendavaid meetmeid ja pidevalt siis hinnata olukorda ja arenguid, näha, et mis toimib, mis ei toimi, kuhu poole me liigume ja muidugi siis võtta initsiatiiv ja tee endast parim, et need olid siis nende poolt välja tuua. Ja ma siia täitsa niimoodi lõpuks, enne kui ma teie aja kulutamise lõpetan, siin toon sellise isikliku taseme ka, et lõpptulemusena, miks ma selle kohaliku taseme, kogukonna taseme väga tugevalt välja tõin. Iga inimene tegelikult saab seda mõju omada, et need on sellised lihtsad asjad igapäevaelus, kas see, et mida sa valid näiteks tarbida või mida sa valid mitte tarbida, kuni ka selleni, et keda sa valid ennast esindama nii kohalikul tasemel kui riigi tasemel ja kui tegelikult kogukonnas need mõtted kokku tuua ja koos organiseerides on see mõju märksa laiem, et selliseid projekte on juba üsna palju ka tehtud, igasugused paranduskeldrid, kus inimesed saavad oma teadmisi ja kogemusi üle anda, igasugused kogukonna aiad, kus tõesti seda
seda nagu linnade rohestamist saab tuua ükskõik kuhu siis parasjagu seda vaja on ja nii-öelda inimeste enda initsiatiivil, et meil tegelikult on väga palju erinevaid leidlikke mõtteid ja seda saab ka nii-öelda kohalikul tasemel soosida, abistada, on see siis näiteks kaasav eelarve või lihtsalt mingi platsi andmine kogukonna aiaks, et neid asju ära teha. Vot, hästi kiiresti rääkisin jälle, aga vist natukene üle aja ainult. Nii, kas nüüd on küsimusi tekkinud päeva lõpetuseks? Kohe saame laiali minna rahulikult. Ja aitäh, väga kiirelt pidid nüüd tegema, aga meil siin hommikupoole oli nüüd põhjalik ülevaade siis tänaseks tehtud kliimaenergia kliimakavadest, eks ju, kohalikest. Neid on siis tänaseks 35 omavalitsuses ehk pooled on enam-vähem kaetud. Ja kui ma vaatan neid teemasid, mis sa praegu näitasid, siis tundub, et suur osa teemasid on juba energia kliimakavades suht koht kaetud, et peaks justkui midagi veel sinna täiendama, et kindlasti seda elurikkuse poolt pole seal nii fookusesse veel võetud, aga mingid asjad on seal juba täna ära kaetud. Et ma küsingi sedapidi, et kui nüüd tuleb see suur rohepöörde plaan, et kas sealt võiks tulla taas mingisugune kavade formaat KOV-idele, et me nagu koormame nad üle, et tuleb jälle uus asi, tehke nüüd see ka, et nad vaevu on jõudnud ühega maha, see on tohutu töö, seal on meeletu hulk inimesi, kes neid asju kokku paneb, et kuidas teil see nägemus on see praeguseks juba nagu teada või läbi mõeldud? KOV-ide tasemele kindlasti mingeid uusi veel kavasid või plaane või teekaarte või selliseid nii-öelda puhtalt lihtsalt arengut suunavaid dokumente keegi ette ei näe. Et ma arvan, et selles suhtes on täiesti õigus, et väga paljud on kas nende samade kliimaenergiakavade näol või siis oma enda arengukavades väga palju sellest, millest siin räägitud on juttu, on juba arvesse võtnud. Et me tegelikult jällegi siin on natukene see pool, mis ma välja tõin, et see KOV-ide pilt on ebaühtlane, et on neid, kes on juba väga palju teinud, juba teavad, on panustanud, on neid, kes alles mõtestama hakkavad. Selle juhendi poolega me püüame just seda nii-öelda ühtlustust tuua, et ka need, kes veel täna võib-olla nii hästi ei tea, saaksid targemaks, need, kes juba teevad ja teavad, saaksid endal asju juurde võtta täpselt, aga mingeid veel hakata peale koormama, mingeid arenguplaane, mis iganes, et kõige parem, mida vähegi teha saab, on see, et kõiksugused arengudokumendid, mida KOV ise plaanib oma tasemel teha, lihtsalt võtaksid seda kõik juba arvesse, et midagi nagu juurde teha, lisaks teha, eraldi teha, et see ei ole asja point. Et ütleme, seda rohepöörde toimumist me saamegi näiteks läbi nende kekkide mõõta tulevikus, et täna oli või läbi arengukavade. Või arengukavade, et ega see kekk ei ole kohustuslik. Ja üks asi veel, mis täna meile KEM siin rääkis kliimaosakond, et taristuprojektidele tuleb hakata tegema siis kliimakindluse hindamist, eks ju. Jälle uus asi, täna just mõtlesime, et jälle uus asi, eks ju. Kas on uus? Eks ju. Mis tulevad sellised uued asjad, millega KOV peab jälle tegelema hakkama, eks ju. Ma ütleks siinkohal, et võib-olla selle kliimakindluse arvestamine on teema, mida võib-olla lihtsalt, et kas ta ei tohiks olla uus mõte, et see peaks olema tegelikult asi, mida me oleme ammu juba mõtestanud. Me ei tohiks enam ammu ehitada taristut. Leidma inimese, kes need tabelid ära täidab, siis arutame veel seal suuremas ringis läbi, et see on ikkagi selline töö ja ta on ikkagi uued objektid, et siin olid ka, et investorid uued objektid. Arvesse võtmine ilmselt toimub küll. Ühes või teises aspektis. Aga seda, et seda peab dokumentaalselt kuskilt tõendama, on täiendav töö. Selles mõttes, et asi iseenesest ikka toimub. Ega siis hoonele pannakse ikkagi katus, mis peab tuult. Ja kui need normid ajas suurenevad, siis nad suurenevad ja ongi normaalne. Samamoodi on see, et kui me 5 aastat tagasi ei pannud väga tähele, et suvel on meil korterites liialt kuum, siis 2 viimast suve näitasid, mis tähendab seda, et ka ehitusnormidesse võib-olla varem või hiljem tekib mingisugune näitaja, mis arvestab seda, et vot sinu klaasid peavadki olema selline või et näiteks suvekuudeks ongi meil otstarbekas tegelikult varjestus ette panna. Et see võetakse arvesse, aga et see, et me peame kuskilt dokumentaalselt hakkama midagi tõestama, vot see on see.
lisatöö seal juures. Ja seda ma täitsa mõistan, aga võib-olla nagu natukene avada seda tausta, et noh, enamasti, kui me räägime sellistest investeeringutest taristusse, on see siis hooned, on need teed, on see raudtee infrastruktuur, mis me samamoodi on näidanud tegelikult viimasel 2 suvel, et me ei suuda oma raudteega hakkama saada enam isegi Eesti suvedel, sest noh, see on tegelikult see normaalsus, millest me täna räägime. Et miks need protsessid on juurde tekitatud selles mõttes, et see ka dokumenteeritakse, on suuresti mitte selleks, et paberitööd teha, vaid et see läbi mõeldakse. Me teeme investeeringuid aastakümneteks ja kui me hiljem hakkame mõtlema, kui see mõjud on juba käes selle peale, et nüüd oleks vaja kuidagi rohkem jahutada või vähem kuumust sisse lasta, et siis on keerulisem seda kõike teha, kui siis, kui me juba seda kõike planeerime. Et noh, seal on lihtsalt selline arusaadav, et sellega kaasneb nii-öelda koormus, aga teatud mõttes on see selline ka ülemineku asi, et noh, me räägime siin see sõnagi rohepööre, et noh, me räägime tegelikult teatud mõttes lihtsalt sellisest ülemineku kontekstist, et asjad muutuvad ja varsti see ongi juba normaalne protsesside osa. Võib tõlkida ka roheline üleminek, täpselt. Ja eks ta seda tegelikult ongi. Lihtsalt mõtteks, et just see kliimakindluse hindamise teema, et kui me siin võib-olla üheks mõtteks, et kui me teeme keskkonnamõju hindamisi, et mitte tekitada juurde sellist uut nagu sellist liini, siis kas pigem siis kujundada ümber see keskkonnamõjude hindamine, laiendada selle tegemist erinevatele objektidele ja läbi selle kuidagimoodi ühtlasemalt siis teemale läheneda, et see ei nõua otseselt uue inimese nii-öelda väljaõpet võib-olla ja me saame ka siis olemasolevaid ametnikke nii-öelda kaasajastada, eks ju, et kuidagi põimida juba olemasolevatesse ülesannetesse need uued meetodid ja viisid sisse. Nii, veel küsimusi? Selle protsessi oleme nagu justkui läbi teinud, aga nüüd tuli uusi mõtteid juurde ja me nüüd ei teagi, et mis nüüd teha. Ja mul konkreetselt võib-olla küsimust ei ole, lihtsalt kommenteerin, et vaatasin seal üle slaidil oli kogu see ressursisääst ja ringmajandus ka, et lihtsalt, et me ära ei unusta, et ka energia on ressurss, et ka seda säästame, eks ole, ja kui me räägime ringmajandusest, et siis heitsoojust kaugküttesse või jäätmetest biogaasi toota, et lihtsalt see energeetika, ta küll tuled põlevad, me ei näe seda, eks ole, seda jäädet visuaalselt, aga ta kusagil seal kaugel on tegelikkuses ju olemas.
nii, päeva lõpetuseks veel. Ilmselt jah, hakkame vaikselt siis lõpetama. Ega meil rohkem ettekandeid ei olegi. Irje, tahad sa midagi lihtsalt nende kogu selle kevadest kestnud sündmuste jada nagu raames midagi võib-olla lõppsõnana öelda? Ma ütlen, mis Martin mulle ütles, et tahaks joone alla tõmmata, aga täna ma veendusin, et ei saa, et jah, me võime selle aruande ära lõpetada, aga kohe tuleb uut hakata tegema, sest et neid uusi teemasid tuleb kogu aeg juurde, et kas või see rohepöörde asi, mis siit nüüd tuli, et see vajab jälle eraldi töövoogusid ja kokkusaamisi, et see on lihtsalt üks etapp milleski suuremas, ma loodan, ja ma loodan tõesti, et me kõik sellest oma sellise väikse osa oleme andnud ja teeme seda jätkuvalt, et KOV-idele palju jõudu siis nende kavade koostamisel ja tegelikult, kui teil on sellist tunnet, et te tahaksite ka energeetikaosakonnaga teinekord nõu pidada või selle energiajuhtimise osas mõtteid vahetada, siis andke märku, et kui me ikka leiame aega, et koos võib-olla teinekord mõelda, et pöörduge julgelt, et siis me oleme ka paremini kursis, mis tegelikult toimub Eestimaal. Vot, nii et hoiame Eestimaad. Aitäh teil kõigile!